Jevgeni Anatoljevitš Akimov teadlasena tõestas torsioonvälja uurides, et torsioonväli on mõte, mis on arukas informatsiooni komponent. Arukas mõte, mis oma koostises sisaldab mateeriat. Aga ka mateeria võib olla erineva tasemega, erineva tiheduse tasemega ning ta nimetas seda jumalaks, loojaks, kõrgemaks meeleks. Tema loenguid kuulates ja uurides te mõistate, et te ise olete suurima energiageneraatorid ja teil on vaja seda lihtsalt õppida. Te suudate endas luua sellise seisundi, mis annab teile tugeva ja täiusliku tervise, teadliku meele, kõrgema IQ taseme, laienenud teadvuse, kus te suudate tõepoolest kontrollida mateeria vaakumit, luues mateeriat, luues füüsilist seisundit ja seeläbi eemale tõugata nende negatiivselt laetud seisundiga olendeid, millest rääkis ja mida nägi Anatoli Jevgenjevitš Akimov. Ja elada nii, nagu te tahate elada. Elades valida õitsengut ja loovust. Paljud teist, mu sõbrad, küsite, aga mida siis teha? Aga areneda. Kõigest hoolimata areneda ja kellelgi pole õigust teil seda ära võtta. No jaa, aga te ütlete, kust saada need teadmised. Teadmised on olemas. Otsige, kooputage, leidke, kuulge, vaadake. Teie taotlus genereerib teile kohe pakkumise. On teaduslikult tõestatud, et kui tekkis mõte, tähendab see, et olete hakanud suhtlema esmase torsioonväljaga. Torsioonväli astub suhtlusesse füüsilise vaakumiga ning organiseerib mateeriat, loob ruumi, loob reaalsuse ja loob sündmuse. Reaalsus, see ongi sündmus ja teie ellu tulevad inimesed, raamatud, YouTube'i kanali saated, kus te leiate kinnituse. Kõik tuleb, kui on olemas taotlus. Ei saa enam niisama istuda. Kui tahate need tulevased 10 aastat üle elada, kui tahate ellu jääda, teil on vaja õppida. Aga mida õppida? Õppida eelkõige ennast juhtima ning teadvustada ja mõista oma mõtete, emotsioonide, kavatsuste ja soovide tõsidust. Mõistma oma käitumist, oma reaktsiooni. Kõik see on väga-väga vajalik. Asume eneseteostuse, arengu, teadvuse laiendamise, tervise tugevdamise, tervisliku eluviisi, õige toitumise, õige mõtlemise, õigete tegude, õigete emotsioonide, õigete tunnete, õigete soovide teele, et kõik oleks õige. Loome endas positiivselt laetud kõrgemate vibratsioonidega torsioonvälja, mis kiirgab võimsat energialaengut. Me suuname selle suure energialaengu enese taastumise, enese arengu ja evolutsiooni suunas ning sellisel moel kiirgame seda energiat väljapoole ja selle energia kaudu aitame ka teisi inimesi. Inimesed hakkavad samuti ärkama. Praegu on vaja tegutseda ja õppida õigesti tegutsema. Teil on vaja seda õpetada. Seepärast püüelge enese arengu poole. Igaüks leiab oma õpetaja, igaüks leiab oma raamatu, igaüks leiab oma allika, millele ta on häälestunud. Kui te olete hakanud tegelema mingi suunaga, enese arenguga, evolutsiooniga ja see annab tulemusi, siis järelikult olete õigel teel. Kui aga häid tulemusi ei ole, järelikult on teil vaja järele mõelda, kas te tegelete õige asjaga. Need on põhinäitajad, millised võivad olla esimesed etapid. Te parandate oma tervist, te õpite ennast kontrollima, te ei reageeri teiste inimeste agressiivsusele, te ei mõista enam teisi inimesi hukka, te ei kadesta teisi inimesi, te ei kritiseeri, mida nad kannavad või kuidas nad välja näevad. Teil on selles suhtes absoluutselt ükskõik, aga just vastupidi, nähes korralikult riietatud, tarka, ilusat inimest, siis te rõõmustate tema võitude üle. Kui teie mõtted on sellised, siis te olete õigel teel.